enda 45. aasta sünnipäevaks ilmus mul 3. luulekogu, kuna täna lihtsalt on meil riigis selline aeg, et pidusid pidada ei saa, siis sünnipäeva pidustuseks planeeritud eelarve sai siis köidetud raamatuks, setokeelseks raamatuks, mis kannab pealkirja Umak-keele. Ja see siis täpselt 8. jaanuariks minu sünnipäevaks ilmus. Ja soov just oli, et see setokeelne raamat peab olema kõvakaaneline, et mida on hea sõrmede vahel hoida ja teineteisele ka ette lugeda. Kui selle raamatu läbi loed, siis sulle tulebki ette just see, et kõik need luuletused räägivad elust Setomaal, lapsepõlvest, lapsepõlvemälestustest, töödest, tegemistest, mida Setomaal tehti. Ja kui selle raamatu läbi loed, siis sa saadki aru, et milline elu siis Setomaal on. Selle raamatu valmimisel oli mul väga palju abiks Palmisilvi, kes siis tegi setokeele korrektuuri, ja teine inimene, kes mulle väga tegusalt toeks oli, on minu ema, Maria Rahasepp. Ja siit raamatust, kuna on tulemas ka emadepäev, siit raamatust ma esimese luuletuse ema kohta kohe ette ka loeksin. Lugu on järgmine. Mu kukuime. Post küll lõhnu tulen õnna. Kiadek tarjarju kõrda. Kia tull üles veiga varra. Kia ju köögi katse lava. Kia oll halot toonud arve. Kia kuioma jo mõso panse. Kia oll lämmast kütnud liita. Kia küll toimetas nii hiidra. Kia tekk asemel mul kõrda. Kia pand valmist vahtse rõiva. Kia und valvas, kui ma maka. Kia and käegu maaha saada. Märvata taule erassa. Tiidva höste aga latse. Üts ja ainus ilmah kime. See on minu kukuime. Nii et rõõmsat imedepäeva kõigile naile, kea oma juba parhilla ime ja kea tulevikust imesse ase. Järgmine lugu sellest raamatust ma loeksin ette, mis kannab pealkirja Tõõsel mäel mängitas pilli. Siin on maru vahva pillikujutis ka, et see pill ei ole kuskilt võetud siis netiavarustest, vaid see pill on päriselt olemas ka, ja see on minu ema-isa pill, mis on meil siiamaani alles, ja seda pilli mängis ka Paul Rahasepp. Ja lugu on järgmine. Kavvast kuule pillimängu. Pill kõlas tõõse terve pääl. Viil on varra minna sängu. Jalga kaloska on sääp. Astu pillihelu suunah. Müüde kitsast tervetiid. Höste kõrvole on kuulda. Seto koori rõõmsat milt. Orost alla, orost üles. Lääme üle allika. Jõudu tunne hinde küle. Mäest tõis üle savida. Inemisi üte kaupa. Mõned mitme köisi kuuh. Läävä sinne säälkoh lauldas. Makkilää on mõdak nuur. Üte tutva majaman. Talo usse oma valla. Säälkoh külä savvusan. Maumi jalgu sinne kanna. Muro pääl käu kõva kirmask. Pillimiisk lask sõrmil kävvu. Tulnu höste tundva hinnast. On kõvva tunda seto avvu. Selline lugu siis Tõõsel mäel mängitas pilli. Järgmine lugu, mida ma hea meelega teile ette loeks, on lugu loodusest, et mind väga palju inspireerib loodus. Ja üsna sageli ma mõtlen selle peale, et see, et kuidas me metsa raiume ja kas meil on tarvis nii palju raiuda.
see on see, millesse ma mõnikord nendesse mõtetesse kaevun ja siis nendesse mõtetesse kaevudes sünnivad mul mitmesugused lood ja üks lugu on Armsast metsast on järgmine, mis kannab pealkirja Ajakõno säle sirgu. Kullelge mu kuku sirgu, ajakõno säle sirgu. Kasti näed mu silmal ikka kodu pärast süämest ikka. Kui meil hõrrest jäävä mõtsa, puielt säläst võetas rõiva, jäävä püsti õnnes saiba. Keale süämelt muret kaiba. Meil mõtsa olnu aastit kodos. Siis kui saami kodomorol, paknu mõtsa kimmelt varju. Süvägi mõts meele annu. Kodo pärast süämest ikka. Kasti näed mul silmal ikka. Kullelge mu kuku sirgu, ajakõno säle sirgu. Selline lugu meie metsadest. Ja kuidas mina seda asja siis südames täna tunnen. Aga kõik ei ole alati ka nii kurbades toonides, et mina olen seda meelt, et suurem osa meie õnnest või hädadest tuleb meie suhtumisest ümbritsevasse, aga mitte asjaoludest meie ümber. Et siin on üks selline lugu, et vaata, kui sina oled nüüd seal teisel pool, mul on nii tore sind vaadata ja kui meil oleks siin maas number 6, kummale poole siis need jalad oleksid keeratud, et võib-olla sina siis väidaksid, et sina näed 6, mina siis ütlen, et mina näen 9. Ja siis selle numbri kombinatsiooniga seonduvalt sündis mul üks selline lugu ja see lugu on elust enesest, millest rääkis mulle minu vanaema. Ma küsse täända, ütelt jorsilt, kiamäng ilosahe pilli, kossa peri määnselt kotsilt, aga pöörit vasta silmi. Küsse timelt, kossa olt, petserest vai verska kotselt, vasta sai juima olt, kõrd kuuhkeo minno kaemah tohtri. Ma siis ullinäoga vahtse. Sõnad saiva huulil otsa, jorss mul lähembale asse, oltsad poodist esi osta. Et see on see lugu, et kui sa küsid, et kossa olt, ehk siis ma olen mõelnud, et ja minu vanaema mõtles, et kossa olt, et kus sa pärit oled. Aga see, kellega ta rääkis, siis tema mõistis niimoodi, et kossa olt, et kus saab õlut. Et õlut võid ise poodist osta. Vot selline lugu. Aga nüüd ma siis loen raamatust meie kokkusaamisel viimase loo, mis on siis ka raamatus viimasel leheküljel ja see kannab pealkirja Uma kiil on illos kiil. Kui mi taha, et seto kiil püsima jääsi, kui mi taha, et seto eks edesi lääsi, kui mi taha, et setol rõõmus olesi süä, siis sääne märgotus nii päev on jo hüä. Kõnele julgehe oma vanembite kiilt. Kõnele seto keele, kui oled kavv arsiist, kiroda seto keele. Ja oppa latsi lugema seto keeleh ka suuri arvu saama harjata. Kui oled seto reivih, siis kõnele umah keele. Nii seto kiil inämbä püsüs meil meele. Seo kiil kui ka tõõnegi ilma pääl. Ma märgata seto keele, mida meelele hüä. Aitüma ja rõõmsat imedepäivä.